Tere siis minu poolt. Mina olen Margarita ja olen siis üks mulgirahatarkuse vabatahtlikest, kes siis Viljandimaal siin toimetanud on. Ja võtame siis ette täna teemaks võlad ja laenud, sest ega aus vastus on see, et ega kõigil eestlastel see rahatarkus ei ole nii hea, mitte ainult eestlastel, ka mujal riikides, aga mida rohkem sa ümbritsed ennast sarnaselt mõtlevate inimestega, seda rohkem tundub sulle, et kõik meie ümber on hästi rahatargad, kõik investeerivad, kõik teavad, kuidas säästa, aga tegelik elu tihtipeale on hoopis midagi muud. Ja mina raamatupidajana näen seda ka, kuidas ikkagi on neid võlglasi töötajatest, kellel on need kohtutäiturid asjad ja vahest on see pilt on päris kurb, et minul on isegi maksimaalne, mis ma olen näinud, ühel töötajal on 18 kohtutäiturit olnud ja see on küll selline üllatav olnud, et issand, kuidas see võimalik on. Ja võib-olla me täna jõuame ühel hetkel siis ka selle pooleni, et Reti saab lahti tuua, kuidas see üldse võimalik on, kuidas sinna jõuda saab. Aga räägime siis Retiga. Alustuseks tere, Reti. Tere! Nii tore, et sa olid täna üldse nõus tulema meile siia rääkima ja meil algselt oli ju plaanitud see Viljandis Star Hubis, aga ma saan aru, et see on selline delikaatne teema ja igaüks sellest võib-olla avalikult oma näoga rääkida ei taha ja isegi julge kuulama tulla. Nii et teeme seda veebis ja kes tahab, saab seda siis järgi ka vaadata, et katsume selle järgivaatamise organiseerida. Aga Reeti, räägi lähemalt, kes sa üldse oled, et võib-olla tutvustas ennast üldiselt, et mis ametilt sa oled, milline sinu igapäev on ja nii edasi. Ja rõõmu minu poolelt, et aitäh kutsumast. Kindlasti on see teema oluline, mida jagada. Ma loodan ka, et see jõuab paljudeni. Ma ise olen siis finantsharidusega, olen kogu oma täiskasvanu elu siis põhimõtteliselt töötanud finantsmaailmas. Ütleme niimoodi, et siis peamiselt raamatupidajana ja numbrid on mulle alati meeldinud. Rahaga siis ilmselgelt. Ja juba lapsest saadik ma lugesin vanaemal raha ja see oli nii tore ja siis ikka kuidagi kogu see on nagu raha ümber käinud. Ja mis ma oskan veel siis öelda, et võlanõustaja ma olen ka õppinud, ma seda olen. Arvan, et see on hea asi, mida nii-öelda õppida ja jagada siis nii-öelda teadmisi edasi. Aga millest sul see huvi üldse tekkis võlanõustajaks saada, et palju on ju tegelikult seda ükssõidsust, et ma elangi ise hästi, toimetan oma rahaasjadega, ega naljalt kõik oma neid teadmisi edasi jagada ei taha, et kuidas või kus mingeid asju teha. Kuidas sinuni see üldse jõudis? No esmalt kõigepealt võlanõustamisest ma kuulsin siis, kui ma mingi 2013 läksin Mõdrikule raamatupidamist õppima. Meil üks õppejõud siis rääkis natukene 2009. ja 2008. aasta kriisist ja kuidas temani jõudsid ja see tundus ülipõnev. Muidugi tol hetkel ma ei mäleta, et ma oleks nagu rohkem midagi selle kohta uurinud. Aga sel kevadel mulle kuidagi jooksis ette võlanõustaja koolitus. Ma hakkasin süvenema sellesse ja ma vaatasin, et selle jaoks on magistrikraadi vaja, et sinna täienduskoolitusele minna. Ja kuna ma olin just lõpetamas magistrit, siis see tundus ideaalne aeg. Ja seda rahatarkust ma olen kogu aeg kuidagi nagu südamelähedaseks pidanud. Aga ütleme, et võib-olla pigem varem oli see, et kes ma selline olen, et ma kuskil nagu jagama hakkaks oma teadmisi. Et siis kuidagi nüüd nagu see võlanõustamine tundus selline, kus ma saan jagada. Mul on olemas nii-öelda nagu see baas, mille pealt ma seda jagan. Ja nii-öelda siuke nagu sotsiaalne ikkagi, kuidas seda siis öelda, ikkagi see tunne, et ma saan sotsiaalselt midagi anda tagasi, et muuta paremaks Eesti elu. Aga kas see võlanõustamine, kas see tuli sul kuidagi nagu mingi oma isikliku sellise kontaktiga, et sa nägid võib-olla kedagi oma tuttavat kõrvalt
kuidas tal on raske rahaasjadega toime tulla. Et kas see nagu tuli kuidagi sellest või kuidas see üldse nagu noh, me tihtipeale ei näegi, me ei teagi, mis teiste elus toimub, et kuidas sa nagu sellest teada said? Mul ei ole olnud jah, endal sellist konkreetset ühtegi juhtumit, et millest see oleks tulnud, et vot nüüd. Küll aga ma olen juba, ma arvan, et väga pikalt oma sõpradega pidevalt arutanud erinevaid rahateemasid, kuidas mingeid asju võiks teha või mingeid asju planeerida. Lisaks ma olen sellest ajast, kui kunagi Swedbank tegi kogumispäeviku gruppi, ma olen seal olnud väga aktiivne liige. Sõbrad on alati öelnud, et kuule, et sa peaks ikka jagama nagu rohkem ja nagu, et siis kui nad kuulsid, et ma lähen seda õppima, siis kõik öeldi, et no täpselt see ongi see sinu teema, et mida sa pead tegema. Et kuidagi rohkem on jah, sihuke lihtsalt selline missioonitunne kui selline nii-öelda vajadusest tingitud. Aga noh, tegelikult vajadus on suur Eestis. Kuule, aga Swedbanki kogumispäevik, räägi, mis see on? Swedbanki kogumispäevik on üks Facebooki grupp, kus siis kõik inimesed saavad küsida, vastata. Vanasti seal oli natukene aktiivsem see, erinevaid küsimusi küsiti. Väga palju oli küsimusi laenude kohta, toidueelarvete kohta, üleüldiselt, kuidas rahaga majandada. Toimusid erinevad loosimängud ja asjad, et sihuke kindlasti, kui seal kas või nii-öelda tagantjärgi neid otsida, erinevaid postitusi, mis huvi pakuvad, siis sealt leiab palju vajalikku infot ka praegu. Nii et tegelikult võib öelda, et kes meie seda webinari kuulavad praegu või tagantjärgi, et siis tegelikult kogumispäeviku grupp on võib-olla ka hea koht, millega liituda siis, et saada sellist võib-olla säästmise infot. Ja, kindlasti. Sina oled alles hiljuti alustanud Instagrami kontoga Rahakompass. Kuidas see mõte sul üldse tuli, et võiks sellise Instagrami lehe teha? No nagu ma ütlesin, siis tundus nagu imelik, et kes ma selline olen, ma hakkan nagu rahatarkust niisama isiklikult jagama, siis peale seda võlanõustamiskoolitust tundus see väga loogiline samm, sest üks alustala võlanõustamises on see ennetustöö, ennetustegevus. Ja see on ka see, mis on nagu minu jaoks olnud selline südamelähedasem, just see nagu ennetuspool, et oleks vähem inimesi, kellel on võlad, oleks rohkem inimesi, kellel on säästud, et ei peaks võtma ei järelmakse, laene asju. Ja siis tundus väga loogiline samm teha Instagrami konto, mitte lihtsalt ainult rahatarkuse jagamiseks, vaid väga palju ka just sellist võlanõustamisega seotud infot, et see jõuaks rohkemate inimesteni. Sest kuigi tundub, et nagu rahatarkuse igasuguste uuringute järgi on eestlased üsna rahatargad, siis kahjuks statistika ei kinnita seda ja väga palju ikkagi ei teata võlanõustamisest, mis see on, kuidas sinna saab, nagu mis seal tehakse ja nii edasi. Seega nagu minu missiooniks on jah, et see jõuaks veel rohkemate inimesteni. Kas sa oled läbi selle Instagrami konto saanud ka juba mingit toredat tagasisidet, mis annab sulle seda indu ja jõudu juurde tegutseda? Ja mõned minu praktikaaegsed nii-öelda kliendid on seal nii-öelda, kes jälgivad ja ütlevadki samamoodi, et oleks nad juba varem teadnud seda või teist, et siis nad oleks juba saanud mingeid samme konkreetselt varem teha. Et kindlasti see ennetus on nagu väga selline oluline osa. Ja, aga lähme siis meie tänase teemaga ka võib-olla juba süvitsi ja ma küsikski alustuseks sinu käes, et milline on üldse täna Eestis seis võlgadega ja kas see sinu hinnangul, kas see on läinud paremaks ajas või on see pigem halvemaks läinud? See on niisugune väga huvitav teema. Praegust viimast infot ei ole, aga aastal 2025 viidi läbi uuring, kus siis selgus, et keskmiselt 85 000 eestimaalast on võlglased, kellel on vähemalt üks nii-öelda üle tähtaja läinud kohustus.
mis tähendab, et see on ikkagi päris suur number. Protsentuaalselt on see väga suur number. Aga tegelikult see number on nii-öelda vähenenud ajas, mis võiks ju rõõmustada, kuid summad on suurenenud, mis on nagu selles mõttes, et kuigi inimesi väheneb, siis need, kellel on raske, need on ilmselt võtnud veel juurde ja suurendanud oma seda nii-öelda laenukoormat ja võlgnevust. Ehk see on asi, millega peab nagu reaalselt ikkagi tegelema. Kui palju sina üldse oma igapäevaelus näed neid inimesi, kelle puhul sa juba kaugelt näed ära, et see inimene tõenäoliselt elab üle oma võimete? No seda on väga keeruline niimoodi öelda, sest kuigi me võime arvata, et see, kellel on need kutsimutsid ja see ja teine ja kolmas, et ta elab oma ülevõimete, aga ta ei pruugi elada. Samas võib-olla see inimene, kes ongi ta poest ostab ainult allahinnatud toitu, ta võib elada üle oma võimete, ehk siis tal on võib-olla võetud ma ei tea, 10 laenu, näiteks ostnud iPhone'id ja asjad endale, mida tal tegelikult ei oleks vajadust nii-öelda. Aga lihtsalt nii-öelda silma järgi sa kindlasti ei erista niimoodi ära, kes on võlglane või kellel kui palju järelmakse ja laene on. Ja, aga kes on see nii-öelda nagu tüüpiline inimene võib-olla, kes sinna võlanõustamisse jõuab, et kas sa oled ka mingeid selliseid nagu mustreid tähendanud nende puhul? Statistiliselt on keskmine võlglane on mees, seal keskealine umbes 45-49 aasta vahel, kuid võlanõustamisse üldiselt tulevad naised. Ja ma ise olen eeldanud seda, et see tuleb sellest vastutustundest. Ehk siis naised üldiselt vastutavad nagu kogu pere eest. Tihti on ka see, et naine on see, kes käib tööl. Väga paljudes peredes on naine tööl nagu ametlikult, mehed mustalt ja siis on naine see, kes saab võtta need laenud, võlgnevused. Kuid kui mees ära läheb, siis on naine see, kes peab nendega tegelema. See on päris kurb. Jah. Jah, võiks öelda isegi šokeeriv, aga no see ongi selles mõttes nagu päris elu, et ma ka tihtipeale kuulen ja mõtlen, et issand, kuidas see nagu võimalik on. et suhtes peaks olema ikkagi usaldus ja tasakaal, aga kahjuks on ikkagi päeva lõpuks nii, et naised on see nõrgem pool ja täpselt nagu sa ütlesidki, et kui mees ära läheb, siis võlad jäävad ikkagi naisele või jällegi teises olukorras, et tühjus nii-öelda jääb ikkagi naisele ja mehele jääb siis kõik muu. Kahjuks küll, jah. Aga tihtipeale kipub ikkagi nii olema, et sinna võlanõustamisse ka ei tule ju inimene, kellel on mingi väike üksik võlg, vaid sinna jõuavad ikkagi inimesed, kellel on neid võlgu juba palju kogunenud. Miks inimesed lükkavad edasi seda võlanõustaja juurde minekut? Seal on kindlasti väga palju erinevaid põhjuseid, et ei ole ühtegi sellist nagu unikaalset seda, et võt nii on häbi selles mõttes, et sa pead ju minema, sa pead tunnistama, kas sa tahad endalegi tunnistada juba seda, et sul ongi olukord nüüd nii raske ja keeruline. Lisaks kõigele siis selle juures on see, et mõni loodab ka selle pihta, et äkki kui ma välja ei tee nendest kirjadest asjadest, et äkki jätavad rahule, kuni mingi hetk avastab, et kuule, et ma ei tea, et ikka vist ei jäta rahule ja kohtutäitur on nüüd pangakonto ka veel ära arestinud, et mis ma nüüd teen. Ja vahest on see, et minnakse mingi probleemiga sotsiaaltöötaja juurde, kes siis avastab, et kuule, et nagu tead, sa peaks minema käima võlanõustamisest ka läbi, sest olukord on ikkagi päris keeruline. Eks see tunnistamine on kindlasti üks siuke väga keeruline asi, pluss seesama häbi sinna juurde. Kui palju sina oled kokku puutunud sellega, et seesama inimene, kes tuleb sinu juurde võlanõustamisse, et tema näiteks perekonnaliige, olgu see siis nagu mees, naine, oleneb, kes tuleb, et ta ei ole isegi teadlik sellest, et on sellised probleemid ja et inimesel ongi võib-olla võlad, mis tema jaoks tunduvad juba ületamatud? Selliseid olukordi minul ei ole ette tulnud,
et need, kes on tulnud, need on nagu, nad teavad oma seisu. Neil on olnud see nii-öelda reaalne see emotsioon ära, et nad saavadki aru, et okei, nüüd on päris jama lugu. Nüüd on nagu viimane aeg midagi ette võtta. Et kelle siis kas on juba kohtutäitur või on asjad läinud siis kohtusse. Et siis nad nagu üldiselt ikkagi saavad aru, et nüüd nagu on miskit konkreetselt vaja teha. Aga on väga mitmeid, kus ongi täpselt see, et nagu võlad ei ole enda omad. Need on siis kas pereliikmete poolt tekitatud või sõprade poolt usaldusega tekkinud. Et kahjuks neid on, aga sellist, et ma ei tea, et ma oleks võlgu olnud, selliseid minu juurde veel jõudnud ei ole kahjuks või õnneks. Et siiamaani on ikkagi olnud teadlikud enda nii-öelda võetud laenudest, siis ütleme. Ja ma mõtlengi just seda, et kus nende partner ei tea seda, et nad võlgades on selles mõttes, et igas kodus ju kaaslasega ei arutata oma rahateemasid, et see võib-olla tulebki vaikimisi, et mul on näiteks endal üks juhus kunagi oli ka nii-öelda nagu beebiemade grupp. Ja siis tuli ka ühe emaga jutuks, kuidas nemad jäid üleöö nii-öelda kodust ilma. See naine oli väikese lapsega, ta oli šokeeritud, et tal mees oli üleni võlgades, tal oli kodulaen, asjad olid kõik maksmata ja nad tõsteti tänavale ja see naine saigi sellest teada, et mehel üldse võlgnevused on siis, kui ta tõsteti tänavale ehk et tal ennem ei olnud õrna aimugi, et mees elab sellist elu, et tal on mingid tohutud võlad tekkinud. Ja selliseid olukordi on kindlasti, et kus on see nagu keegi on kellegi selja taga selliseid asju teinud. Üldiselt väga tihti on see, et tavaliselt need asjad ei jõua nii hapuks minna, et enne tavaliselt tulevad kui on finantsprobleemid, siis tekivad tavaliselt ka suhtesse probleemid, jõutakse lahkuminekute asjadeni ja siis väga tihti on see, et kuna ollakse kas siis koos võtnud need laenud või nagu ühiselt kuidagi seal või te vastutate, kuna te olete näiteks abielus olnud, et siis võib küll tulla selliseid üllatusi, et sellest laenust ma küll ei teadnud midagi. Või on võetud nii-öelda tagaselja laene kellegi nii-öelda ID-kaardi pealt, et kahjuks need on nagu väga reaalsed lood, et ei ole sinna midagi teha. Küll aga ega seal ei olegi muud öelda kui seda, et finantsidest tuleks rääkida, tuleks ausalt rääkida ja noh, see on nagu nii raske, aga seal ei ole nagu, ega sa muud moodi ka teada ei saa, kui sa nagu otse ei küsi. Ja vahest ongi võib-olla see, et sa saad teise inimesega rääkida, teeb juba selle olukorra kergemaks, et meil vahest ongi endal võib-olla tunne, et asjad kuhjuvad üle pea, enam ei oska nagu midagi teha ja võib-olla see just sul kodus partner tegelikult märkab, et aga me võiks teha nii, et me saame koos sellest jagu. Aga noh, selleks, see tahab lihtsalt seda tunnistamist, seda ebamugavust. Üks registreerunu kirjutas, et tal on päris palju võlgu tekkinud ja ta tahaks teada, et kuidas neist siis võimalikult kiiresti lahti saada, et nii-öelda ise ka ellu jääks veel selle juures. Et eks see on võib-olla selline pool naljaga öeldud, et aga ikkagi, millest siis sellises olukorras pihta hakata, et kui tõesti on nagu tunne, et sa oledki täiesti kuskil augus ja sa ei oska enam midagi peale hakata. No see sõltub sellest, et hästi palju lähevad sassi kohustused ja võlgnevused, et kas tal on need asjad juba võlgnevused ehk siis need on maksmata või need on kohustused, mis vajavad maksmist. Et kui need on kohustused, mis vajavad maksmist, siis kõige kiirem lahendus on lumepallimeetod ehk siis üritada kõige väiksem ruttu ära maksta, seejärel sellest järgmine ära maksta ehk siis nii-öelda suurendada sissemakseid võimalikult kiiresti, saada lahti, et sul tekiks nii-öelda vaba raha ja ressurss. Ja seejärel siis hakata tegelema kogumisega. Muidugi on ka muid variante, aga kui see on nagu täitsa sellised nii-öelda võlgnevused, siis seal on juba olenevad sellest, kas need on jõudnud kohtusse või inkassosse või kohtutäituri kätte, et seal on nagu
väga-väga erinevaid stsenaariumeid on, et niimoodi on väga keeruline vastata, kuni ei ole nagu konkreetset sellist olukorda ees, et mis see täpne olukord on. Et No ma eeldan, et ta mõtlebki lahendust ei võib-olla ole. siis seda, et tal ongi kohtutäiturid ja võlad ja tahaks nendest lahti saada, et ega jah, kohtutäiturite ja inkassoga on teadagi see, et sinu 40 eurost võib üleöö saada 180 eurot võlga, sest kohtutäitur paneb sinna oma selle tasu juurde, võib-olla inkassol on need isegi veel kõrgemad. Ja siis sellises olukorras tundubki, et kust ma nüüd nagu pihkata hakkan, et igaüks tahaks nagu iga päev seda nagu summat veel rohkem suurendada ja siis ei oskagi nagu, et mida siis nagu teha. Ja seda küll, et kui need on nagu konkreetsed võlgnevused juba näiteks ongi, nagu sa ütlesid, sul oli eelmine klient, kellel oli 18 kohtutäiturit, et ega seal ei ole sellist väga head lahendust. Küsimus on nüüd selles, et kas need võlgnevused on enne üle vaadatud, kui need jõudsid nii-öelda kohtutäituri kätte. Ehk kui maksekäsk tuleb, et kas vaadati üle, kas see on nagu õigustatud või see läks otse nii-öelda täitmisele. Ja kui tundub ikkagi, et nagu mitte kuidagi ei saa, et siis on variandiks ongi võlgade ümberkujundamine või siis pankrot. Või siis nii palju töötada, et sa suudad need võlad ära maksta. See eraisiku pankrot on vist küll midagi, mille kohta öeldakse, et see on viimane asi, mida tegema peaks. See öeldakse jah, see ilmselt see kunagi, sest nii-öelda jäi märk külge. Tänapäeval seda enam ei ole, et see on üks variantidest, mida tasub kaaluda, aga seda tasubki kaaluda sel juhul, kui sul on nagu reaalselt ikkagi niimoodi, et sa oled võimetu maksma oma neid summasid, mitte lihtsalt siis, kui sul on ikkagi sissetulekud ja sa mingilgi määral suudad, et siis on pigem maksegraafikud, kokkulepped, asjad, et see on parem, mugavam, kiirem. Kuigi eks on ka teatud isikute seas selline soovitus, et ürita ignoreerida nii kaua kui võimalik ja looda, et aegub ära. Ja ma saan aru, et kohtutäiturid ei jäta järgi selles mõttes ennem, et isegi kui on aegunud, et ma olen ka ühe teise, mul on üks klient on võlanõustaja ja ma tema käest olen ka kuulnud, et tihtipeale inimesed, kes jõuavad võlanõustajas juurde, et neil ongi tegelikult juba aegunud võlad, aga nad ise ei tea seda, sest kohtutäitur seda ei ütle ja tema nõuab ikka edasi. Jah, see on inimese enda teha, mitte ükski kohtunik ise ei saa näiteks, kui ta näeb ka seda võla, seda nii-öelda nõuet, kui ta ka näeb, et see on aegunud, kui võlglane ise seda ei ütle, et vabandust, aga see on aegunud, see ei ole enam õiguslik, siis kohtul ei ole nagu sellist nii-öelda vetoõigust, et ta võiks öelda, et me ei tegele sellega, sest see on aegunud. Ehk see on nii-öelda võlgniku enda ülesanne, mida tõesti nad kahjuks väga tihti ei tea ja ongi lootus lihtsalt see, et kui ma ei vasta või ignoreerin, et siis nagu laheneb, siis kahjuks tavaliselt see teeb lihtsalt hullemaks ja kallimaks. Aga kas ei peaks olema selline nagu kohtutäituri, ma ei tea, nagu ametikohustus või kuidagi selline, et sa ikkagi, kui sa tead, et see on nii-öelda nagu alusetu nõue, et ma saan aru, et sa ei pea ja ei või võib-olla kliendile öelda, et kuule, et ära maksa, see on aegunud, aga võib-olla kasvõi selline nagu kohustus, et ikkagi nagu viidata sellele, et nõue aegub selle aja jooksul, isegi kui sa ei ütle konkreetselt, et see aegus, et sa ikkagi vihjad inimesele just selle eesmärgiga, et ta võib-olla ka hakkaks nagu mõtlema või uurima siis seda. No nii palju, kui mina tean, kohtutäiturid täidavad kohtuotsuseid ehk tal on seaduses pandud see kohustus, et kui see kohtuotsus on jõudnud temani, siis see raha on nii-öelda välja mõistetud võlausaldajale. Tema peab tegema endast kõik olenema, et see raha kätte saada. Ehk siis tema ei süvene üldse sellesse lahendisse, vaid tema vaatabki põhimõtteliselt, kuidas see nii-öelda saaks täidetud. Ehk väga tore oleks muidugi, kui kohtunikud vaataks sisse ja nagu juba siis ütleks võlausaldajatele näiteks, et ei, see on aegunud,
aga neil ka ei ole sellist kohustust, ehk see ongi see võlgniku enda kohustus on teada, et need asjad on aegunud, neile vastu vaielda või näiteks kasvõi kui intressi on liiga palju mõistetud, ka siis reageerida ja öelda, et tema meelest see ei ole õiglane. Ehk siis see pool on pandud küll nii-öelda võlglase peale, aga see ongi, et kui üritatakse pead liiva alla peita, siis kahjuks ongi, et mõistetakse tihti välja sellised summad, mis ei peaks olema, mida ei peaks enam kas maksma või on mis liiga suured. Et paraku nii see on. Ja lihtsalt ma olen jah ise ka kogenud läbi meie töö siis oma ameti, kuidas kohtutäiturid võivadki nagu hästi kuidagi jäigad olla, et alles hiljuti ka meil ühele raamatupidajale oli kogemus, kus kliendil tuli siis uus töötaja, kellel oli ka kohtutäitur peal ja see töötaja ütles, et temal on konto arestitud, et temalt ei pea nagu kinnipidamist tegema, et tal läheb nagunii kõik läheb maha. Ja küll talle siis kantakse ainult see osa nagu tagasi, mis tal on õigus saada ja kui mulle raamatupidaja siis küsis selle kohtutäituri käest üle, et noh, et ega meil on nagu ette antud, et me peame kinnipidamist tegema, et kuidas siis sellises olukorras on, siis ta sai kohtutäituri käest lihtsalt nagu sõimukirja, et mina ei väljasta teile mingit infot ja teie teete oma kinnipidamise ja küll meil on oma voli teha seda, mida meie tahame. Et väga nagu selline järsk ja jäik vastus oli, et nii. Jah, paraku olen ka mina kuulnud väga erinevaid lugusid. Mõningad nimed käivad väga palju rohkem läbi, mõningad käivad vähem. Kohtutäiturite üle peab nii-öelda järelevalvet siis kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, kuhu saab alati kui nagu saata ka sellise kirja, et kui ei ole näiteks rahul kohtutäituri tegevusega, et näiteks võlglane võib sinna kirjutada, kui tal on probleeme ja näiteks kohtutäitur ei ole talle kas siis vastanud või reageerinud. Ja nagu seda ka vist väga palju ei teata ja ei taheta teada. Aga kahjuks jah, nii nagu igas ametis on, siis on ka seal kindlasti isikuid, kuna see on ka pigem niisugune klienditeenindaja töö, et siis peaks seal ka säilima see, kuigi ma saan aru, et kindlasti on ka selliseid võlglasi, kes üritaks seda igatpidi ära kasutada. Et eks see tasakaal on niisugune ka keeruline leida. Ja, aga noh, eks see ongi täpselt see, et võib-olla kui sa oledki see naisterahvas, sa oled kimpus oma võlgadega, sul on tegelikult vaja võib-olla kuskilt nagu abi või mingit tuge ja kui sa saadki ka mingi sellise nagu järsu vastuse või suhtumise, et siis see võib-olla ehmatabki ära, tekitab seda stressi aina rohkem juurde, onju. Et see tegelikult ei ole ka kohtutäiturite poolt väga nii-öelda tegelikult nagu tore käitumine. Ja selles mõttes ma olen küll nõus. Nii, aga üks osaleja on veel, kes saatis meile küsimuse ette, et tema on kirjutanud, et tema tahaks uuesti järjele saada. Aga milline siis oleks nagu see esimene samm, mida teha, kui ongi kõike juba liiga palju? No mina ütlen, kõige esimene samm on võtta endale kas paber ja pliiats või Excel ja panna kirja oma sissetulekud, kohustused, väljaminekud, vaadata, mis sealt üldse nagu vastu vaatab, mida annab sealt teha, kas mingeid kulusid annab natukene kokkupoole tõmmata, kas annab tekitada endale näiteks mingit puhvrit selle jaoks, et kui tuleb mingi olukord, et sul on olemas siis rahatagavara. Kui sul ongi palju näiteks järelmakselaene, uurida, äkki annab neid kuidagi refinantseerida kokku üheks või annab mingeid laene näiteks pikendada, et saaks samamoodi seda lumepallisüsteemi kasutada ehk üritada nii-öelda tekitada endale sellist vaba raha, sest tore on küll, kui sisse tuleb, aga kui kogu see raha kulub ära kõigi asjade peale ja sul pärast ikkagi ei ole, siis on natukene selline santlugu, et võiks ikkagi nagu vaba raha ka olla. Ja me põgusalt puudutasime ka seda kohtutäituri teemat siin.
juba, aga äkki sa räägid ka võib-olla lähemalt kohtutäituritest siis, et kes see kohtutäitur üldse on ja miks ta üldse siis nagu ühel hetkel nagu pilti tuleb, et kui ongi mingi võlgnevus, ma ei tea, mingi laenuandja ees, järelmaksud, noh, mingi väga populaarsed, kust need ju tekivad. Et mis hetkest see kohtutäitur üldse sinna mängu tuleb? mm. -hmm. kohtutäitur ongi siis nii-öelda põhimõtteliselt loodud selleks, et kui kohtuotsus saab nii-öelda tehtud, selleks, et siis see võlausaldaja saaks oma summa kätte, sest muidu, kui võlgnik ei ole siiamaani soovinud maksta, siis miks ta peale kohtuotsust peaks maksma vabatahtlikult. Ehk siis põhimõtteliselt nagu tekitatud sihuke amet juurde, et oleks võimalik saada need rahad ikkagi kätte, mis on nagu ette nähtud. Ja ta tulebki siis alles mängu siis, kui on reaalne kohtuotsus ära olnud, et niisama ei saa lihtsalt võlausaldaja näiteks saata kohtutäiturile infot, et kuule, et see inimene on mulle võlgu või midagi sellist, et selle jaoks peab olema kohtuotsus, et ta saaks nii-öelda hakata siis täitma seda kohtuasja. Aga see tähendab siis, et kohtutäitur tegeleb kõigega, mis on läbi kohtu käinud, eks. Aga mis on näiteks maksekäsu kiirmenetlused, kas need jõuavad ka ühel hetkel siis kohtutäituri laua peale või ikkagi sellele kiirmenetlusele järgneb siis omakorda mingi kohus, kes siis midagi otsustab ja siis jõuab see kohtutäiturini? Maksekäsu kiirmenetlus põhimõtteliselt on ikkagi nagu kohtuotsus, et seal oleneb jälle sellest, et kas võlglane vaidleb või mitte. Et kui sa esitad muidu hagi, siis see vaadatakse üle enne, kui see töösse võetakse. Maksekäsu kiirmenetlus, nagu ütleb, see on kiirmenetlus ehk siis põhimõtteliselt ükskõik, mis numbrid sinna kirja pannakse, neid otseselt üle ei kontrollita. Ja kui võlgnik siis või kes iganes selle saab, sellele ei reageeri, siis see ka niimoodi põhimõtteliselt välja mõistetakse. Et sealt tekib ka see, miks väga paljud summad on palju suuremad, kui nad peaks. Pole kas intressi õigesti arvestatud, sinna erinevaid mingeid leppetrahve asju juurde pandud. Et on nagu lihtne küsida niimoodi, et kui võlgnik nagu ei reageeri. Samamoodi on sinna väga lihtne aegunud nõudeid panna, millele peab ka tegelikult ju reageerima. Aga kui ei reageeri, siis samamoodi neid saadakse välja mõista. Ja kui see ongi siis välja mõistetud ilma, et oleks nagu vaieldud, siis see läheb kohtutäituri kätte. Muidugi seal on variant, kui see tuleb, et saad nagu nõustuda sellega, aga saad küsida ka näiteks endale maksegraafikut, sest öeldagi, et mul ei ole sellist summat praegu võimalik maksta. Variant on ka muidugi seal see, et see ongi kas siis näiteks aegunud, siis tuleb esitada vaie ja öeldagi, et see on aegunud või summad ei ole õiged, et siis see läheb nii-öelda nagu menetlusse, et vaadatakse siis üle ja sealt siis sõltuvalt, kas siis läheb täitsa nagu kohtusse või saadetakse kuskile tagasi. Ma ei tea, kas selle kohta on mingit statistikat ka, aga kas seda on nagu teada ka, et kui palju üldse jõuab kohtutäituri lauale siis selliseid nõudeid, mis ongi täpselt võib-olla nagu alusetud, aga seesama võlgnik ei olegi reageerinud ja ta ei ole vastu vaielnud sellele, et see summa ei ole üldse õige seal? Ma ei tea, et sellist statistikat tehtud oleks, aga ma tean, et meie õpingute jooksul meile toodi ikka päris mitmeid näiteid nendest olukordadest, et see on nagu väga reaalne. Ehk siis ongi, et kuna loodetakse lihtsalt sellega, et kui me ei reageeri, et siis äkki midagi ei juhtu või äkki nagu see umbes peatub või seda, et siis kahjuks see nii ei ole. Maksekäsu kiirmenetlus ja üldse kohtudokumendid, kohtutäiturite kirjad, inkassokirjad, et neile tuleks reageerida, vahet ei ole, et kas see on siis vastuvaidlemine või nõustumine, küsimine, maksegraafikut, muud sellist, et mitte reageerimine päriselt ei aita, kuigi nii paljudeski kohtades soovitatakse ignoreerida, et äkki siis aegub.
ja, aga kui me võtame nüüd kohtutäituritest, jah, me praegu rääkisime, aga kui me võtame nüüd inkasso ei ole ju seotud otseselt nagu kohtuga, et inkassosse võib anda ju ükskõik milliseid nõudeid nii-öelda nagu kohtuväliselt. Kes see inkasso või mida see siis endaks kujutab, et mis ta on teistmoodi kui kohtutäitur? jah, nagu sa ütlesid, inkassosse saab põhimõtteliselt kõike anda enam-vähem, kes aga soovib. Inkasso on sarnane nagu kohtutäiturile ehk siis samamoodi nad siis kirjutavad sellele võlgnikule, et kuule, sa oled võlgu, maksa ära. Ja me tahame nüüd veel lisaks selle eest, et me umbes sulle kirjutasime ka päris palju raha saada. Et seal on ka väga palju on selliseid aegunud nõudeid, sest ka nad teenivadki selle pealt raha, sest paljud maksavad ilma, et nad süveneks nendesse asjadesse, et kas need on aegunud või kas seal on üldse alust. Ja kui sa oledki vastanud mingitele asjadele, näiteks, et inkasso kirjutab, see on aegunud, aga sa kirjutad ja kunagi võtsin küll midagi, siis põhimõtteliselt see aegumine katkeb sellest hetkest ja siis hakkab peale seda uuesti. Et see on ka nagu üks, mida väga paljud ei tea ja siis sa ei saa enam vaielda selle pihta, et see on nüüd aegunud. Et see nagu jah, ei tohiks nagu seda nõuet sel juhul tunnistada, et ongi ainuke variant on see, et sa peaks kohe ütlema, et see on aegunud nõue ja nagu kõik. Kumba peaks rohkem kartma, inkassot või kohtutäiturit? Mõlemat, et Mõlemat. nii palju, kui ma tean, siis inkasso pommitab väga palju. Ta on väga selline nagu emotsionaalselt kurnav. Aga kindlasti noh, kui sul on ka kohtutäitur peal ja sul on need pangakontod ja asjad arestitud, siis eks see on ka jälle omakorda väga palju keerulisem selline olukord. Samas, kui sa nagu maksad ilusti neid asju, siis seal vähemalt on see, et see nagu nõue ei suurene selle maksmise nii-öelda ajal siis või kuidas ma seletan, et nagu ei ole niimoodi, et maksad ja maksad ja maksad ja mitte kunagi ei saa makstud, et sa saad ikkagi ta makstud. Et mis sest, et nagu see periood võib olla pikk ja raske. Aga inkasso puhul jah, nad võivadki jääda sind põhimõtteliselt pommitama. Kusjuures mul on endal ühe kliendiga või noh, tema töötajaga siis juhus, kus me vaatasimegi, et noh, tal on mitu last ja see kinnipidamine lõpuks, mida seal nagu teha sai, oli, ma ei mäleta, vist äkki 2 eurot 80 senti kuus. Ja siis me vaatasime ka, issand jumal, ta maksab 20 aastat tagasi selle tempoga, et kui ta nii-öelda ise nagu kätte ei võta, et sellest võlast lahti saada, siis tööandjal läheb põhimõtteliselt nagu 20 aastat, et nagu võlg saaks kinni peetud tema palgast. Nii on ja väga paljud ka tegelikult selle pihta panustavad. Nad soovivadki minna põhimõtteliselt miinimumpalga peale tööle, et see summa oleks võimalikult väike. See ei puuduta kõiki. On ka kindlasti neid selles mõttes ausaid võlgnikke, kellel ongi see millegipärast tekkinud, aga nad tahavad väga ruttu sellest lahti saada. Aga jah, seal on ka see kinnipidamistega on omakorda väga palju erinevaid teemasid, et näiteks kohtutäitur ei tea ju, mille eest sul midagi laekub. Ehk siis tema näeb ainult, et laekub, aga tihti ei anta teada. Ja siis ollakse pahased, et miks kohtutäitur selle raha ära võttis. Et kuidas ta nüüd ei tea, et see oli kas siis alimendid või see või teine või kolmas, aga noh, ta ei peagi teadma, ta ei näe seda sisu, et see on nagu võlgniku asi teada anda. Samamoodi kui on ülalpeetavad, et siis selle võrra on ju summas suurem, mis nii-öelda kätte jääb, aga lihtsalt iseenesest see kohtutäitur ei saagi teada seda, kas sul on 1 või näiteks 10 ülalpeetavat. Ja kusjuures ülalpeetavate teema just nagu tööandja vaates on minu meelest ka hästi nagu keeruline, et võlausa või noh, tähendab jah, seesama kohtutäitur näiteks tema ju ei ütle sulle, et sellel inimesel on nii palju lapsi, aga isikuandmekaitse seadus ei luba minul ka töötaja käest seda küsida. Kust mina tööandjana selle info siis või noh, raamatupidajana selle info võtan, et kui palju ma võin seda kinnipidamist siis nii-öelda nagu vähendada selle arvelt, et tal on 1, 2, 3 või 5 last kuskil. Ja selles mõttes ma olen jumala nõus, et seal on selline
nagu väiksed käärid, et ta peaks olema rohkem selline, kuidas ma ütlen nüüd, et noh, see on töötaja kohustus tegelikult nagu anda infot nii raamatupidamisse kui ka seda kohtutäiturit informeerida, et mul on nii palju neid ülalpeetavaid või lapsi või seda või teist, et ta teaks ka seda, et ta ei saagi rohkem kinnipidamist seda nagu oodata. Aga teisalt ongi see, kui ta ka nagu võib-olla teavitab ainult kohtutäiturit ja raamatupidajat ei teavita, siis võib olla see, et raamatupidaja teebki suurema makse, sest temal see sisend jälle puudub. Ehk Mhm. siis mina leian, et see on nagu niisugune koostöökoht, mis peaks toimima tegelikult, sest see on ju võlgniku enda huvides, et ta annaks teada nii siia kui sinna, et oleks lihtsalt nagu kõik läbipaistev ja aus, et ei tekiks pärast neid küsimusi, miks mul nii palju on kinni peetud või nii vähe on kinni peetud. Mhm. Mulle tundub, et võib-olla need inimesed tegelikult ei tea isegi, et nad peaksid selle info raamatupidajale andma. Et neil võib-olla ka see eeldus on, et see info tuleb kohtutäiturilt ja kes ei tea näiteks seda, kui palju seda kinnipidamist võib teha, siis nad ei olegi võib-olla teadlikud sellest, et see kinnipidamine oleks pidanud väiksem olema, sest tal on lapsed. Ma isiklikust vaatest tahaks öelda, et jaa, kindlasti nad ei teagi mitte midagi. Samas, kui ma olen mõningates gruppides näinud, siis ma näen, et nii mõnigi võlglane teab väga-väga-väga hästi oma õigusi, kõiki neid kinnipidamissummasid, asju sendi pealt. Et siis ma nagu tahaks uskuda, et on kindlasti väga palju neid, kes teavad. Et eks seal on puhtalt selline, kes on viitsinud ennast rohkem asjaga kurssi viia, kellel on võib-olla juba varasemad kogemused või nagu tuttavate teadmised, asjad tulnud. Et eks ta on selline, et võiks loomulikult veel rohkem seda nii-öelda levida, nii nagu kogu seda rahatarkust ja kõike seda. Et koht jälle, noh, mis on selline, et neid väikeseid nurgakesi, mida lihvida, leiab ikka. Mhm. Ma enne küsisin ka, et kumba tasuks rohkem karta. Ma saan õigesti aru, võib-olla mõni ka kuulaja tahab, tekib seesama küsimus. Kas ma saan õigesti aru, et kohtutäituril on õigus konto arestida, teha ka ise kinnipidamisi, aga inkasso seda teha ei saa? Jah, inkasso ei saa, aga inkasso saab samamoodi anda su kohtusse Mhm. põhimõtteliselt. Kuigi nad üldiselt väga palju seda ei tee, sest siis nad samamoodi väga tihti peavad hakkama rääkima või noh, lahti kirjutama, millest nende kõik kulud ja asjad koosnevad, mis võidakse siis nii-öelda nagu maha võtta. Aga jah, selles mõttes kohtutäitur saab ja üldiselt arestibki konto, võtab sealt nii-öelda raha ära, jätab sulle üsna vähe raha kätte, sest noh, oluline on ka see, et see võlausaldaja saaks oma raha ka kätte, millele tal on õigus. Ja et see ei Mhm. peaks olemagi täpselt 20 aastat 2 euro kaupa. Mhm. Ja just. No selles mõttes inkassoga vist, mul ei ole küll isiklikku kokkupuudet nendega, aga nagu ma aru saan, siis nende need sissenõudmistasud on vist üpriski kõrged, et kui kohtutäituri omad tunduvad ebaõiglaselt suured, siis inkasso omad on nagu veel ebaõiglasemalt suured. Jah, sest see on nende ärimudel, et Mhm. kuskilt ju raha peab tulema. Mhm. Sa oled maininud siin juba korduvalt seda, et kui nõue on aegunud, siis tegelikult võib keelduda selle maksmisest. Kas on veel mingeid asju, mis võlgnikud ei tea, aga milleks neil on tegelikult õigus? No esiteks ongi seesama, et mitte lihtsalt nagu keelduda, vaid see peaks ikkagi nagu see märk maha jääma, et sa ütledki, et see on aegunud. Teiseks võib ollagi täpselt seesama see, et nagu nad teaksid, et nad ütlevad kohtutäiturile oma ülalpeetavad ja need või kasvõi see, et näiteks kui ta on kas osalise töövõimega või näiteks saab puudetoetust või asja, et kohtutäitur selliseid asju ei tea, aga see on oluline info talle teadmiseks
kinnipidamiste jaoks. Ja ka see, kui ongi, avastataksegi, et kas on siis liiga palju kohtutäitur kinni pidanud või muud sellist, siis tuleb 3 päeva jooksul talle teatada sellest nii-öelda, et see summa on siis nagu ebamõistlikult suur, et nagu tagasi saada. Teiseks siis võib-olla ka seesama, et kuidas ma seda nüüd panen sinna konteksti, et kui tundub, et nagu sa oled kirjutanud ja kohtutäitur ei reageeri või siis võib-olla ta vastabki näiteks, nagu sa ütlesid, et väga selliselt nipsakalt või selliselt, et siis täpselt tuleb anda teada sellest kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojale või siis variant on ka pöörduda kohtusse nende asjadega. Et väga paljud ei tea neid asju, et miskipärast ma ei tea jah, et kas see on lihtsalt selline, kuna see pank nagu üldse see võlgnevuste teema on väga vähe räägitud nii-öelda riiklikul tasandil, et pigem räägitakse ainult sellistest investeerimistest ja sellest, et siis nagu need teadmised on üsna aharad. Ja kuna ta on ka väga selline seaduslik, siis kindlasti on paljudega keeruline nendes seadustes orienteeruda. No minule on ikka tundunud, et kellel on rahateemad probleemiks, kellel ongi mure sellega, nad ei saa hästi toime, siis üldiselt ega need inimesed ei taha tegeleda oma nende rahaprobleemidega ja nad ei taha üldiselt ennast nagu harida sel teemal. Ma ei tea, millest see nagu tuleneb, et see mingi tahtmatus, ma ei tea, suutmatus rahaasjadega tegeleda. Et ma hästi palju nagu ikka kuulen ka jälle seda, et ongi raske, ongi keeruline, kui sa kutsud kuskile, ma ei tea, rahatarkuse üritusele, et aga tuleme, räägime säästmisest, asjadest, siis nad leiavad alati nagu 7 miljonit vabandust, miks mitte tulla. Eks seal on kindlasti see, et kas sa oled valmis võtma seda vastutust ja oled valmis reaalselt midagi nagu muutma ka, sest väga lihtne on võtta endale see ohvri roll, et ma olen see ohver, mul ongi väga raske, mul ongi keeruline, mul on kohtutäiturid, ma ei saa seda, ma ei saa toda. Et noh, kui sa jäädki sellesse mõttesse kinni, siis sealt nagu see võtta, see paber ja pliiats ja panna enda silma ette ja vaadata, et aga mis ma nüüd nagu tegema pean, kuidas ma siit nüüd edasi saan minna, et see asi muutuks. Et see on ikkagi see, et sa pead nagu reaalselt peeglisse vaatama ja sa pead hakkama midagi konkreetset tegema. Ja noh, see ei ole mugav. Ja miks sa peaks tahtma sellest mugavast rollist välja tulla ja siis hakata nagu reaalselt ise oma elu eest vastutama. Kui palju lihtsam on olla see ohver ja öeldagi, et kui raske on, kui halb on, mina ei saa. Ainult need saavad, kes teenivad seal Toompeal raha, ja nii edasi, nagu mida me näeme üldiselt enda ümber. Ja noh, nagu sa ütlesidki, et kui sinu ümber on ka selline kontingent, siis sul ongi väga raske seal nagu isegi nagu muutuda. Samas, kui sul on teistsugune kontingent, sa ei kujuta ka ette seda, et kuidas saab muud moodi olla. Ja täiesti nõus, aga mina näiteks ka noorena olen väga raharumalaid otsuseid teinud ja jätnudki väga palju raha kuskile tanklatesse või mis iganes ja tagantjärgi mõtled, et taevasappi, mis summad ma nagu lihtsalt nagu raiskasid kuskile ära selle asemel, et oleks võinud seda raha kuskile investeerida, säästa, midagi kasulikku sellega teha. Aga see nagu tuleneski ju sellest nagu sõpradest minu ümber, et kes minu ümber olid, see oligi nagu normaalne, tavapärane eluviis. Ja ühel hetkel, kui ma sellest aru sain, ma arvan, et ma olin juba paar aastat seda raha niimoodi kulutanud, onju. Aga vahest tuleb seda pivotit teha, et ma nüüd muutun ja ma lihtsalt võtangi uued sõbrad, leian uued inimesed. Muidugi see ei ole lihtne, kui sa oled täiskasvanud, et kust sellised inimesed leida, aga kõik on võimalik, aga see lihtsalt peab seest tulema, et ilma selleta ei saa. Nii on, et ise tuleb jah, nagu see vastutus võtta ja noh, ongi, et kuna see ei ole lihtne, siis kindlasti võib see olla ka hirmutav, sest sa pead tegema ikkagi raskeid valikuid, raskeid otsuseid ja kuna see ei ole ka
näiteks kui sul on ka konkreetsed võlgnevused, siis see ei ole mingi selline lihtne ja kiire tee, näiteks, et ma käin nüüd ühe korra võlanõustaja juures ära ja nüüd voilà, mul on kõik nagu hästi. Et see on ikkagi nagu pikk protsess üldiselt. Ja enne siin kohtutäituri kinnipidamiste kohta ka Eleri andis hea soovituse juurde, et kui tuleb kohtutäituri akt, siis raamatupidaja ise teavitab töötajad sellest, et kinnipidamine on väiksem, et kui nad on ka ülalpeetavad, et siis sa nii-öelda võib-olla vihjavisi saadad selle teavituse või signaali töötajale välja ja siis ta ütleb võib-olla juba ise avameelselt selle sulle ära, et mitu või kas tal üldse nagu lapsi on. See on väga hea sisend, aitäh, Eleri. Just. Kas on mingeid asju ka, mida näiteks need võlausaldajad või inkassofirmad ei tohi teha? Noh, ma tean kindlasti üks on näiteks see, et nad ei või sind avalikult häbiposti panna. Kas on midagi veel, mida võib-olla nad tahavad kuritarvitada, aga milleks neil tegelikult õigust ei ole? Oled sa kuulnud? Ma ei tea, võlausaldajaid ja inkassosid ühte potti panna on natukene võib-olla selline liiga meelevaldne. Et ütleme niimoodi, et võlausaldaja, noh, üldjoontes nad ju teevadki niimoodi, et nad annavad sulle selle laenu või siis selle toote. Siis nad ootavad, et sa maksaks selle eest. Kui sa ei maksa, nad saadavad sulle mõned meeldetuletused. Nad panevad tavaliselt ka tihti neile meeldetuletustele mingi hinna juurde ja mingi hetk nad siis kas annavad selle inkassole või pöörduvad ise kohtusse. Et pigem sealt poolt ma ei ütleks, et on asju, mida nad teevad, mida nad ei tohiks teha, aga see puudutab enamikku, et kindlasti neid on erinevaid, neid taktikaid on erinevaid, et kõigega ei jaksa nii-öelda kursis olla, aga inkasso puhul on küll see, et esiteks nad väga palju tahavadki täpselt neid aegunud nõudeid ja nad loodavadki sellele, et inimene ütleb jah, mitte ei, sest sel juhul ta peab nagunii maksma seda isegi, kui see on aegunud ja see ei ole nii-öelda selline, mida ta peaks maksma. Ja nad samamoodi siis ongi, nad nii-öelda pommitavad sind, sest see võib-olla nagu paneb sind nagu maksma seda, kui sul kogu aeg tuleb mingi see nagu hirmutav sõnum, et me paneme su ülesse kuskile, me anname umbes sinna või tänna teada. Sõnum tuleb, helistame, kirjutame, helistame, kirjutame. Et kindlasti see ongi siis selline, ma ütleks vaimne terror, et mis siis võibki tekitada seda, et sa võtad hoopis kuskilt veel mingi laenu, et see ruttu ära maksta, et sellest nagu lahti saada lihtsalt. Aga miks see on üldse nagu, ma ei tea, kas see on lubatud, aga miks see on lubatud üldse selline käitumine nende poolt, et mis tekitabki inimesele võib-olla sellist vaimset stressi, kus inimene ei oskagi nii-öelda nagu välja tulla, et ta kas lähebki, võtab võlgasid juurde või teeb hoopis midagi hullemat, sellepärast et ta tunneb, et keegi nagu ähvardab kogu aeg, on tal nagu nii-öelda kuskil kaelas. No nii palju, kui mina tean, siis idee poolest ei ole lubatud, nagu seaduses ei ole kirjas, et inkasso tohiks põhimõtteliselt sind pommitada. Aga teisalt see on nüüd minu hinnang lihtsalt. Mulle tundub, et kuna neil ei ole, kuna inkassod on nagu eraalgatuslikud ettevõtted, et neil ei ole nii suurt sellist kontrolli nende tegevuste ja asjade üle, et kus siis ongi, et võib-olla ka nad ütlevad ühte, et me kunagi ei kirjuta kellelegi, kes päriselt ei ole meile võlgu, aga tegelikult see ei pruugi tõele vastata. Ja seda järelevalvet ongi nende üle väga keeruline teha, mis tõttu siis sellised asjad võivad saada nagu rohkem kõlapinda aga samas kuidagi ju see siis ikkagi toimib, sest ärid on veel püsti. Just. Kui ma saan kirja inkassolt või kohtutäiturilt ja ma ei tea, kas see summa on seal peal õige. Ma saan aru, et vaidlustada seda saab, aga võib-olla seal tihtipeale jääbki see küsimus, et kas ma peaks seda vaidlustama või mitte. Kas võlausaldaja on see inimene, kes saab aidata
välja selgitada siis, et kas see summa, mis seal nõudes kirjas on, kas see on üldse õige, kas ma peaks sellega siis nõustuma või mitte? Esiteks, kui sa saad siis kirja, siis kindlasti tulebki see lahti teha, vaadata seda, mis seal kirjas täpselt on. Kas seal on kirjas, mille eest see on, mis summa see on, palju seal mingeid lisatasusid, asju on, kõike seda. Kui tundub natukenegi nagu selline, et see ei pruugi olla õige, siis on variant on kõigepealt küsida selgitust et palun mulle seda arvutuskäiku siin, et see tundub mulle ebaloogiline, nagu siis sellelt kas võlausaldajalt või inkassolt või kes selle saatnud on. Või teine variant on ka see, et saabki pöörduda võlanõustaja juurde, aga kuna tavaliselt neile kirjadele tuleb üsna kiiresti reageerida, siis seal võibki olla see, et selleks ajaks, kui sa saad sinna kuskile, siis võib-olla see nii-öelda vaidlemisaeg läbi. Et seal reageerima peab üldiselt pigem kiiremini. Et kui tundub, et summa ei klapi, siis esimese asjana tasuks ikkagi küsida sellelt nii-öelda samalt siis kirjasaatjalt seda arvutuskäiku ja siis sa juba võidad mõne päeva endale juurde tõenäoliselt. Aga neid arvutuskäike on jah selliseid, et võivad olla valed. Kui kiiresti üldiselt nende kirjadele vastamise aeg on, et kas seal on ka mingi standard, et mingi nädal, 2 tuleb ette teavitada või on see niisugune paaripäevase teatamisega, et sa ei jõuagi võib-olla süveneda sellesse ja kogemata annadki nõusoleku või unustad lihtsalt selle ära ja juba lähebki see nõue nagu üles? See nüüd oleneb jälle sellest, kes on saatnud selle, et kui see on maksekäsu kiirmenetlus, siis seal on konkreetne seadusest tulenev ette nähtud aeg. Ja minu teada, ma ei ole ise ühtegi konkreetselt nagu näinud, aga minu teada on ka seal nagu toodud see, kui ruttu sa vastama pead. Et ei ole sellist nagu väga, ta ei ole väga pikk aeg, aga ta on ikkagi, selles ei ole päris et alla 24 tunni jooksul pead vastama. Inkassode ja nende puhul pigem seal vist ei ole sellist seadusest tulenevat nagu tähtaega, aga samamoodi, et ei ole mõistlik seda väga pikaks venitada ja nad võivad kirja näiteks ka panna selle konkreetse, et kas kuupäeva või aja, millal nad näiteks ootavad vastust. Aga pigem on jah, et ma ütleks, et tuleks kasutada sellist nii-öelda talupojamõistust ja ikkagi nagu mõistliku aja jooksul reageerida. Et ei ole mõistlik näiteks 6 aega hiljem vastata kirjale. Et lootuses, et vahepeal, et äkki keegi on ära unustanud. Kas on üldse selliseid olukordi, kus võlgadest väljasaamine ongi täiesti lootusetu, et ei olegi mitte midagi teha? Või kas üldse seda varianti, et mitte midagi teha ei ole ja alati ikkagi kuskilt saab nagu päästa? Alati saab midagi teha. Et need ei ole seda, et ükski neist lihtne oleks, aga alati midagi saab teha. Et olgu see siis kas võlgade ümberkujundamine või pankrot, et kui on juba sellises olukorras, või siis suhelda võlausaldajatega, maksegraafikuid, asju paluda. Aga sellist asja, et nagu kohe mitte midagi teha ei saa, seda kindlasti ei ole. Aga see ei ole lihtne, see ei ole kerge. Et see võtab aega ja samamoodi ka siin on see, et sa pead otsustama, et sa tahad sellega tegeleda. Aga mida teha üldse sellises olukorras, kus sama inimene, kellel need võlad on, et ta tegelikult on teovõimetu, ta ei suuda nii-öelda, vaatangi täna näiteks petuskeemide valguses, et inimene ei adu üldse, et teda võib-olla nagu petetakse kogu aeg rahast tühjaks. Ta ongi, ma ei tea, pimesi usub, et see teine inimene
heatahtlikult temasse suhtub ja ongi kõik kontod arestitud, kõik raha võetakse ära, inimene on nälgas, aga tal ei ole ka, tegelikult tal on ka teovõimet. mida sellises olukorras teha? kui sa näed, et sinu lähedane ema, isa, vanaisa sellises olukorras on, et kas sealt on üldse nagu väljapääsu, kui see inimene ju ei tunnista seda? Kui ta on teovõimetu, siis tal peaks olema ikkagi eestkostja, kes siis nii-öelda vastutab tema tegude eest. Et ei saa olla niimoodi, et põhimõtteliselt see teovõimetu inimene saab teha mida iganes, aga et ta ei vastuta. Et niimoodi kahjuks ei saa, sest noh, siis võiks iga teine öelda, et ma ei ole teovõimeline. Aga kui on nagu selline olukord, et kus tundub, et näiteks sinu lähedast ütleme, et ta vajab abi, aga teda kasutatakse ära. Et kui selliseid märke on, et siis tuleks ikkagi kas võtta kohaliku näiteks sotsiaaltöötajaga ühendust, et paludagi siis kas, ma ei tea, tugiisikut kõrvale, muid selliseid variante. Võib-olla ka on variandid, mingid hooldekodud, asjad, et neid variante tuleb kaaluda sõltuvalt nendest, et millised on siis sellel hetkel need valikud, see konkreetne olukord, et siin võlanõustamis ei ole jah sellist ühte konkreetset lahendust kunagi, et ei ole sellist, et eile oli nii, et täna on ka nii, et juba sõltuvalt nii palju, mis seal erisust on, et tuleb jah igat asja nagu eraldi vaadata ja igat nüanssi seal juures kaaluda. ja, aga võtame natukene võib-olla ka ütleme nii, et nagu mõisteid lahti. kui sa ühel hetkel seal olukorras oled, siis sa tõenäoliselt võib-olla ei adugi üldse, mida need asjad tähendavad, mida sinu käest nõutakse või mida sa üldse teha saad. et võib-olla räägime ka natukene nendest, et siis keegi saaks võib-olla natukene lahti seletada need. näiteks, mida kujutab endast maksegraafik, et meil kõigil on õigus kohtutäituri juures maksegraafik koostada, aga mida see siis tähendab ja mis kohustused see kaasa toob? Maksegraafik on siis põhimõtteliselt näiteks, kui sa laenu võtad, siis sa saad maksegraafiku. See tähendab seda, et mis kuupäevaks, mis summa sa pead ära maksma. Sarnane asi on siis, kui sul on kohtutäitur, et samamoodi, et esialgu sulle öeldakse põhimõtteliselt, kui palju, mis ajaks, kuna ja siis, kui sa ei suuda seda kuidagi teenindada, siis ongi variant öeldagi, et ma nii ei saa, aga oleks variant kas proovida niipidi, teistpidi, pikemal perioodil väiksemad summad või ühesõnaga see on niisugune kokkuleppeline siis see, et sa saaksid ära makstud need oma võlad. Aga maksepuhkus, mis see tähendab? Maksepuhkus on siis põhimõtteliselt variant, kus sa saad näiteks, kui sa oled laenu võtnud, sa saad kirjutada laenuandjale, et näiteks, ma ei tea, jäin praegu tööst ilma, mul ei ole raha, kas ma saaksin maksepuhkust, mis tähendab siis seda, et see põhiosa ei maksa, aga sa maksad intressi. Ehk seal tuleb alati kaaluda, kas seda on mõistlik kasutada, sest vahest võib see intress olla põhimõtteliselt suurem kui põhiosa, aga hiljem pead sa põhiosa ka juurde maksma. Et ta on üks variantidest, mida saab kasutada, aga alati tuleb ka nagu mõelda, kas seda on mõistlik kasutada. Et nagu mida ta sulle annab, kui sa kasutad seda maksepuhkust. Kas võlausaldajal on üldse kohustus seda maksepuhkust pakkuda või on see tema nii-öelda nagu vaba voli, et ma ise otsustan, kas ma seda annan või mitte? See on jah, selles mõttes, et ta ei pea andma. Sõltub ka lepingust. Mõndades lepingutes ongi kirjas juba, et näiteks, et mingi perioodi jooksul, mingi perioodi, kui sa nagu küsid, et siis põhimõtteliselt nagu sa saad. Aga see on jah, väga selline, kuidas ta tahab, et see ei ole kohustus, see on pigem on võimalus. Aga tihti nad vaatavad ka seda, et nende huvi on ju reaalselt ikkagi see raha kätte saada. Et kui nad näevadki, et nagu sel juhul vähemalt sa tulevikus oled võimeline seda edasi maksma, siis neil on mõistlikum ju seda pakkuda.
kui nii-öelda kohe näiteks üles öelda ja siis üldse võib-olla ilma rahata olla. Mhm. Võlgade ümberkujundamine, mida see tähendab? Võlgade ümberkujundamine on siis konkreetne protsess kohtus, kus siis avalduse peale vaadatakse üle kõik võlgnevused, määratakse usaldusisik, kes siis need lepingud kõik üle käib, vaatab, kas kas kõik laenud on antud vastutustundlikult, kas seal näiteks intressid on õiglased, mida saab vähendada, räägib võlausaldajatega läbi ja tihti siis saadakse kas maksegraafikud, maksepikendused, intresside vähendamised, aga ka põhiosa vähendamised. Näiteks meie koolituse jooksul sai üks isik, ta oli nooremapoolne meesterahvas, umbes 25, tal oli 50 000 eest võetud väikeseid laene, millest päris mitmed olid siis nagu mitte vastutustundlikult antud. Läks samamoodi, palus võlgade ümberkujundamist, vaadati need kõik asjad üle ja põhimõtteliselt vähenes see kuni 20 000. Nii et peaaegu poole võrra vähenesid tal need kohustused. Õnneks täna vist on läinud üha karmimaks see, et ei või enam ikkagi need laene, samad SMS laenude asjad, et ilma kontrollimata tegelikult neid enam anda vist ei või. On mul õigus? No idee poolest on, aga seal on väga palju ka selliseid halle alasid. Näiteks inimene ise annab selle info. Kui sa oled võtnud ühest kohast, siis teisest kohast ei pruugi teada seda, kui sa ise ei ütle neile, et sul on võetud. Et seal on nagu selliseid kohti, et mida alati ei pruugi olla võlausaldaja selles mõttes selles nii-öelda süüdi, et tema oleks vastutustundetult andnud. Vahest on ka see, et inimesed ise ei ole ausad. Nad tahavadki võtta liiga palju ja siis lõpuks on hädas, sest nad ei jõua ära teenindada neid võetud laene. Ja paraku vist selle vastu ei saa jah, et kuidas inimesed oma neid rahaotsuseid teevad ja seda läbipaistvust. Kuigi ma tean, et pankadel vist on küll üha populaarsem juba see, et nad küsivadki otse ligipääsud sinu pangakontodele, võib-olla ka maksuameti päringud, et ei saaks võib-olla nii kergesti nagu petta neid. Pankrot. Ma ennem põgusalt küsisin ka eraisiku pankroti kohta. Sa ütlesid ka, et see täna võib-olla ei ole nii hirmus enam, nagu ta vanasti oli. Nii palju, kui mina ka kuskilt nagu meelde jäänud on, siis see on selles mõttes nagu halb märk, et sa ei saa võib-olla pärast enam uut laenu võtta, kodu osta ja samas sa ei saa näiteks ka ettevõtet asutada, võib-olla ettevõtjaks hakata. Kas see täna on samamoodi või on tegelikult ta ikkagi teistmoodi juba leebemaks läinud? Ei ole selles mõttes, et ta ei ole jah, tänapäeval enam niimoodi, et kui sul on see märk, et siis sul jääb märk külge ja et pankrot ja võlgade ümberkujundamine on selles mõttes suhteliselt sarnased, aga neil on väga palju ka erisusi. Et pankrot on üldiselt ikkagi sel juhul, kui sul ei ole mingil võimalusel enam võimalik neid laene tagasi maksta. Võlgade ümberkujundamine on pigem siis, kui sul on see nagu võimekus olemas, aga sa ei suuda seda võib-olla nii-öelda kas sel hetkel täies mahus maksta või siis nagu korraga maksta, aga põhimõtteliselt sul on ikkagi sissetulek ja võimekus nii-öelda teenindada neid mingilgi määral. Et selle puhul ümberkujundamise puhul sulle määratakse siis usaldusisik kohtu poolt, kes siis tegeleb nendega. Aga usaldusisiku jaoks tuleb ka koguda selline usaldusisiku raha kokku, et mis on ka üldiselt üsna suur summa, tavaliselt ikkagi 1000, 1500 ja nii edasi. Samas pankroti puhul on siis sulle määratakse see pankrotihaldur, kes vaatab su asjad üle, et näiteks kui sul on võib-olla väga palju neid laene,
sul ongi miinimum sissetulek, palju ülalpeetavaid, sul ei olegi mingit kinnisvara, autot, mitte midagi. Et põhimõtteliselt sa ei suudagi võib-olla neid laene ära teenindada, siis see nagu pankrot on üks nendest variantidest. Aga pankroti puhul on ka see, et seal on, kui sa kohtusse avalduse teed, siis on see, kas sa teed lihtsalt pankroti ja sa teed pankroti ja võlgadest vabastamise avalduse. Et noh, ühel juhul sulle jäävad need võlad alles, aga sa saad pankroti endale. Et mis noh, et ja või siis kõik, see kirjutatakse samale avaldusele, kus on see võlgade ümberkujundamise avaldus. Ehk kõige mõistlikum minu hinnangul on teha see avaldus niimoodi, et sa paned, et sa lased kohtul otsustada, sest nemad kaaluvad seal kõik need nüansid läbi ja siis otsustavad, mis see kõige mõistlikum on. Et sest kui sa valid nagu ise selle konkreetse, siis vastavalt kohtunikule, kohtunik võibki otsustada, ahah, sa tahtsid seda, kuigi nagu noh, ma näen, et see nagu selle teise ja kolmanda kriteeriumiga noh, ei oleks nagu seda mõistlik teha, aga noh, sa ise soovisid, et noh, teeme siis nii. Ehk siis noh, kõige lihtsam on ikkagi nagu kohtunikul lasta teha. Ja see ongi, kui seda avaldust tundub endal väga raske nagu koostada, et siis saab ka alati paluda võlanõustaja või sotsiaaltöötaja abi, et nemad peaks samamoodi oskama aidata selle täitmisega, et ei ole väga keeruline tegelikult. Aga noh, vahest on ikka turvalisem teha nii-öelda mitmekesi. Kui kerge üldse on eraisiku pankrotti saada? Ma tean, et näiteks ettevõtjana eraisiku või noh, ettevõtjana pankroti väljakuulutamine ja selle saamine pidi üpriski raske olema, et siin on nagu tohutu bürokraatia, see võtab aastaid aega. Et kuidas on eraisiku pankrotiga? Mõlema nii võlgade ümberkujundamise kui pankroti puhul on siis see, et see ei käi niimoodi nipsust, et vaadatakse peale ja nüüd ongi korras, et see võtab aega, jälgitakse käitumist, jälgitakse seda, et kas sa üritad maksta, kas sa teed endast kõik oleneva, ega sa ei ürita näiteks petta kohut näiteks sellega, et sa, ma ei tea, 6 kuud enne seda, kui sa nägid, et asjad hakkavad ikka täitsa hapuks minema, näiteks kingid oma korteri, ma ei tea, vanaemale või lapsele, sest need tehingud on kõik tagasipööratavad, aga need tekitavad selle tunde, et see ei ole aus ja siis neil on õigus keelduda, et ei pea andma sulle seda nii-öelda luba siis või seda otsust, et jah, nüüd on nii. Aga nii palju, kui ma nagu aru saanud olen, et kui sa oled ikkagi aus ja teed endast kõik oleneva, siis üldiselt ei keelduta. Sest noh, kui seal on ikkagi näha, et seal ei ole muud varianti, siis puhtalt lehelt on ikkagi lihtsam alustada. Aga mis see ikkagi siis endaga kaasa toob, kui sa oled selle pankroti välja kuulutanud? Ütleme, et sul nii-öelda kantakse need laenud maha. Kas see mõjutab sind ka kuidagi edaspidi? No see jälle oleneb, näiteks kui sul on võib-olla mõni see inkassos, siis sa võid olla seal maksehäires mingi aeg. Seal on ju samamoodi, et sa pead ju ise põhimõtteliselt kirjutama, et kuulge, et ma ei peaks seal olema enam või noh, mingid sellised asjad, aga üldiselt päris niimoodi ei ole, et sa paned nime guugeldades sisse ja siis sa leiad, et ahaa, tema on pankrotis, et selliseid asju ei ole jah, või sellist, et sa lähed nüüd kuskile, ma ei tea, ütleme tööle ja siis teatakse, et kuule, sa olid ju see, kes pankrotis oli, et noh, et kui need kohtuotsused ikkagi ei ole päris niimoodi isikuliselt leitavad ja muud sellist, et ta ei ole nagu selles mõttes ta on ikkagi turvaline, et ta ei ole kindlasti, ma arvan ka, et ta ei pea olema esimene valik, aga ta kindlasti ei ole nagu halb valik, kui sa oled sellises olukorras. Kui me võtame nüüd võlad, mis on kohtutäituri käes ja mis jõuavad siis ühel hetkel sinna pankrotihalduri laua peale, et inimene soovib eraisiku pankrotti välja kuulutada. Kes otsustab selle, et kas pankrotimenetluse jooksul
tööandja peab tegema töötaja töötasust siis neid kinnipidamisi ja millal ei pea tegema. Et meil on olnud erinevaid kokkupuuteid ja noh, täpselt ei teagi, et mis selle taga siis nagu on, et kas seda otsustab see pankrotihaldur või millest see nagu tuleneb. see on väga hea küsimus. Ma ei ole sellise olukorraga kokku puutunud, aga ma tahaks uskuda, et see tuleneb kuskilt seadusest ilmselt ja sellest, et millises nagu staadiumis selle protsessiga täpselt ollakse. Et kas ollakse juba nii-öelda lõpusirgel põhimõtteliselt väljakuulutamisel või alles vaadatakse, kuidas see käitumine on. Et kas üritab nii-öelda nagu nihverdada või üritab ikkagi aus olla. Et ma arvan, et sellistest erinevatest nüanssidest see ikkagi sõltub, et ei ole sellist, et vot nüüd on nii või nüüd on naa. Ja, et ma sellepärast küsingi jah, et meil oleme näinud nii üht kui teist ja ongi huvitav, et millest see siis tingitud on, et ise ka nagu aru ei saa. Kui me läheme nüüd teemaga edasi ja me võtame siis võib-olla nagu sellisest, ma ei tea, mõtteviisi poole pealt, siis mis on kõige suuremad vead, mida teevad inimesed, kes on võlgades? Ma arvan, pea liiva alla peitmine. Et väga palju üritatakse nagu viimase hetkeni vältida neid, lootes, et need kuidagi kaovad ära või aeguvad, et äkki võlausaldaja unustab ära, et ma ei tea, et see Maali Tallinnast oli võlgu, aga sellega üldiselt need lihtsalt summad suurenevad ja kasvavad, et noh, peitma ei peaks ennast nagu ei nende võlausaldajate ega kohtutäiturite ega kohtute eest, et pigem on jah, tuleks reageerida erinevatele nendele kirjadele ja Mida sina näed, needsamad inimesed näiteks, kes on sinu juurde jõudnud võlanõustamisse, milliseid selliseid finantsotsuseid sa nende puhul nagu näed, et mis on neid viinud siis sellesse olukorda, et kas see ongi nagu päriselt mingi pere toidulaua katmise vajadus, et millest on need nagu võlad tekkinud, et kas inimesed võtavadki nagu võlgu selleks, et reaalselt süüa osta või pigem on ikkagi need võlad selleks, et inimesed elavadki nii-öelda üle oma võimete, tahaks uuemat telefoni, tahaks uuemat autot, ma ei tea, tahaks naabrist parem olla, tahaks mingit ägedamat asja, on ju. Et mis on tegelikult nagu need finantsotsused, mis mõjutavad siis seda, et nad ikkagi jõuavad ühel hetkel sinna musta nimekirja? Mul ei ole ühtegi sellist samasugust juhtumit. Kõik juhtumid on olnud täiesti erinevad. On sellist, kus pereema on toetanud oma perekonda, võtnud renoveerimiseks väikelaene, suuremaid väikelaene, siis on need kuhjunud, siis on autoremondi jaoks vaja olnud, pole enam võtta, võetakse selle jaoks, siis selgub, et lapsel kadus telefon ära, nüüd on uut telefoni järsku vaja, tuleb järgmine peale. Või siis on ka selline, kus ongi olnud põhimõtteliselt elukaaslased, kus võetakse nii-öelda koos erinevaid laene ühe nimele ja näiteks elukaaslane sureb ära ja siis sa pead üksi nüüd järsku nendega toime tulema, rääkimata igasugustest muudest nendest. Ja siis on ka täpselt, kus ongi, et üksik ema ja üritabki kuidagi ääri-veeri hakkama saada, sest isa lihtsalt majanduslikult ei toeta, aga lapsel on ikka kooli asju vaja ja telefoni ja et noh, ma ütleks, et kindlasti seal on ka natukene kehvasti planeerimisi, et noh, neid kulusid saab ka ette teades juba vaikselt hakata koguma, aga samas kindlasti on ka palju selliseid ootamatusi, mis tõttu ongi jõutud sellisesse kohta. Sinu töö on võrdlemisi raske, ütleks ma, samamoodi nagu psühholoogi töö on selles mõttes hästi raske, et sa oled kogu aeg teiste inimeste murede sees. Kuidas sa ise tuled vaimselt toime sellega, et sa võib-olla tegeledki inimestega, kellel on emotsionaalselt raske, et see ei ole ju, noh, kui nad jõuavad sinu juurde, siis nad on tegelikult ju üpriski hellas seisus.
Ei ole see, et mul on üks väike võlg ja ma tulen, vaid ikkagi neil on juba üle pea need asjad. Kuidas sa ise toime tuled sellega? Ja see on hea küsimus, selles mõttes ta tõesti on emotsionaalselt hästi raske, sest sa ikkagi elad nendega seda läbi, sest sa pead olema ikkagi sümpaatne, sa ei saa olla lihtsalt tuim kala. Aga ma üritangi võtta seda niimoodi, et ma annan endast parima, et neid aidata. Ma olen nende jaoks selles mõttes olemas, et ma küsin ikkagi nagu aeg-ajalt check-up'i, kuidas läheb, mis toimub, kas midagi on, millega saab veel toetada. Ja siis nii-öelda muu aja lisaks nagu oma tavatööle, siis ma üritan ikkagi õues jalutada, oma perega igasuguseid asju teha, et sa nagu lükkaks ennast lihtsalt täiesti välja sellest kõigest nii-öelda, mis siis tuleb kaasa. Jah, eks see ongi vist ilma oma vaimse tervise hoidmiseta ei olegi võimalik seda tööd teha, et sama nagu psühholoogidel, et pead ennast korras hoidma, et siis sa suudad teisi ka aidata. Aga kas sul on mõni lugu rääkida oma kogemusest mõne kliendiga, muidugi ilma nimesid mainimata, kus sa oled saanud inimest aidata, kes ongi võib-olla väga keerulises olukorras, et kuidas ta sellest välja tuli ja mida ta siis nagu oma elus muutis selleks, et sealt välja tulla? Jaa, ma võin kõigepealt ühe näite tuua, kus siis klient oli hästi pikalt töötu. Tal oli 2 last, kodulaen. Mees oli just hiljuti ära liikunud siis nii-öelda teise naise juurde, et nagu lapsi ei toetanud, et väga keeruline seis oli. Ja siis lisaks oli see tavalisele nagu selle, et me üleüldiselt vaatasime finants neid otsa. Me hakkasime ka rääkima, millist tööd ta üldse tahaks teha või mis väljavaated tal on, mis ideed, unistused ja kui me hiljuti siis check-up'i tegime, siis nüüd ta sai täpselt sellise osalise koormusega töö kodu lähedal, et ta saab olla laste jaoks olemas, liikuda täpselt nagu vaja, et mis tähendabki seda, et nüüd ta saab väga hästi hakata maksma ka oma neid võlgnõusi ja kõike seda, et selle üle mul oli väga hea meel. Ja siis teine oli selline, kus oli üks naisterahvas, kes oligi toetanud siis oma perekonda erinevate laenude võtmisega, et aidata oma emal siis nii-öelda kodu korda teha, võtnud ka siis täpselt muid laene veel juurde, nii et lõpuks oligi väga raskes seisus, oli lisaks kõigele siis ka veel osalise töövõimega, sest juhtus väike selline, et miks ei saanud nagu töötada täisajaga enam. Ja seal oli ka see, et lõpuks me jõudsimegi lahenduseni niimoodi, et ta tegi siis avalduse kohtule, et kas siis võlgade ümberkujundamine või pankrot ja tema puhul siis valiti see võlgade ümberkujundamine ja ta sai ka ikkagi päris suure protsendi oma nendest laenudest siis sinna nii-öelda, ma ei tahaks öelda korstnasse kirjutada, aga selles mõttes, et ta ei pidanud maksma liigseid intresse tagasi. Et kuna oli ka päris vastutustundetult seal lõpuks mingeid asju antud, et siis läks tal kergemaks nii-öelda igapäevaste kuludega. Väga, väga toredad ja inspireerivad lood. Ma arvan, et need annavad võib-olla ka julgustust kellelegi, et ikkagi võtta ennast kokku ja tegeleda nende probleemidega, et lõpuks see lahendus on ikkagi kuskil olemas. Kui me nüüd võtame inimese, kes vaatab meie webinari, alati tundub kõrvalt vaadates, et nii lihtne, kõik tundub nagu nii lihtne, aga tegelikult ei ole asi üldse nii lihtne. Et tegelikult on täiesti lootusetu, et mis nõu sa sellele inimesele annaksid? Kõrvaltvaataja tundub alati see teise elu ja otsused ja asjad väga lihtsad, et tegelikult see ei ole, et see ongi väga raske, see on väga pikk, see on konkreetne see otsus ja see mugavustsoonist välja astumine, et ma hakkangi nüüd reaalselt tegema, aga miskit ei ole võimatut ja
noh, kui sa midagi ei tee, siis sa ka mitte kuskile ei jõua. Ehk siis tasub alustada, tasub mõelda, võttagi kasvõi see paber ja pliiats ja vaadata üle nüüd kõik need asjad ja hakata mõtlema, mis võiks see järgmine samm olla. Ja kui ise ei suuda nagu kuidagi, et siis ongi, et võlanõustaja saab olla selles osas abiks. Ja võib-olla, kes ennem ei kuulnud, siis sa alguse poole mainisid lumepallimeetodit. Kas sa tahad sellest ka korra veel rääkida, mis see lumepallimeetod on ja mismoodi siis täpsemalt käib? Lumepallimeetod on üks väga tore meetod, mulle väga meeldib see. Ta on selline, kui sul on mitmeid erinevaid väikelaene või siis ütleme üldse kohustusi, et sa maksad ära kõigepealt selle, mis on kõige väiksem. Toome näite, et sa pead ühte telefoni maksma iga kuu 25 eurot. Siis sul on arvuti 50 eurot kuus ja siis sul on auto 100 eurot kuus. Sa maksad siis esialgu ära kõik laenud igakuiselt nii nagu peab, aga sinna telefoni sa maksad natukene rohkem. Maksad paar kuud, on sul see telefon makstud ja nüüd sul jääb igakuiselt see 25 eurot alles. Siis selle 25 eurot, mida sa ei kuluta ära, et sa paned nüüd selle järgmisesse ehk siis arvuti sinna 50 asemel, sa nüüd maksad 75 eurot iga kuu, aga saad selle võrra varem selle makstud. Ja siis sul jääb juba 75 eurot kuus üle ja selle nüüd sa paned sinna auto sellesse, kuni sa saad selle ka kiiremini makstud. Et sul lõpuks oleks see, et sa saad kiiremini oma võlad ära makstud ja samal ajal sa saad juba hakata vaikselt koguma ka endale puhvreid kõrvale, et kui sul tekibki mingi ootamatus, siis sa ei pea võtma enam sellist järelmaksu või väikelaenu või midagi sellist, vaid sul on olemas see võimekus osta see asi siis kohe välja. Kas selle säästupuhvri peaks tekitama juba siis kohe, et kui on see 25 eurone näitlikult võlg tagasi makstud, et siis ma hakkangi näiteks 10 eurot sellest iga kuu panema juba kõrvale ja ma 15 eurot maksan siis teist laenu rohkem tagasi. Et need ootamatused ei tea ju kunagi, millal tulevad, et võib-olla see ka aitab. Ja see on täpselt see, et kui me Dave Ramsey't mõtleme, siis tema ütleks kindlasti, et mitte mingil juhul, et see on alles teeme hiljem või siis kõigepealt kogud, on ju, aga see on täpselt see, kuidas endal tunnetus on, millised need sissetulekud on, kui palju sul kulub nende laenude jaoks, et see on nagu väga raske on öelda, et tee nüüd konkreetselt nii, et see ikkagi sõltub väga sellest olukorrast, aga loomulikult, kui sul on need puhvrid olemas, siis on väga hea, aga mida kiiremini sa saad oma need laenud ära makstud, seda parem on see ka. Et selles mõttes, et ongi, et üldiselt tuleb ikkagi vaadata konkreetse kaasuse puhul, et kuidas seal nagu kõige mõistlikum seda asja teha on. Kui me võtame, muidugi kellel on juba võlgnevused suured, nad uusi laene ei saa, aga kas on tulnud ette ka olukordi, kus tundubki, et aga lihtsam ongi võtta uus laen, et maksta tagasi siis teised laenud, mis ongi võib-olla kõrgema intressiga? Ja nii tehakse, üritatakse teha. Osad üritavad siis seda refinantseerimist proovida. Mõnikord õnnestub, mõnikord ei õnnestu. Seal on ka jälle see, et vahepeal sa maksad pärast neid lepingu lisasid ja intresse asju tegelikult rohkem juurde, kui muidu oleks. Aga eks seal on ka see, et ta võib olla mõistlik, aga ta ei pruugi olla mõistlik, et alati tuleb vaadata ikkagi, mida need lepingud endas sisaldavad täpselt. Ja, aitäh sulle. Kui me lähme nüüd sinu juurde tagasi, kust sinu käest üldse abi võib saada, et kus sind üldse leiab? No näed, siin olen. Aga tegelikult selles mõttes, et võid kirjutada mulle Instagrami Rahakompassi, võid kirjutada, mul on samanimeline Facebooki leht, et üritan sotsiaalmeedias vastata niisuguse 2-3 päeva jooksul, sõltuvalt kuidas aega tekib ja siis samamoodi, kui on vaja, siis võib ka kirjutada mulle isiklikult Facebooki, et ma saan alati vastata ikka. Seal lihtsalt ei pruugi alati need võõraste kirjad läbi tulla. Et
ja kui on soovi tulla nagu läbi ühesõnaga sotsiaaltöötaja, siis saab sotsiaaltöötajale alati öelda, et ma olen leidnud endale oma võlanõustaja. Üldiselt nad aktsepteerivad seda. Vahepeal neil on küll teatud omavalitsustes on see, et neil on kindel konkreetne isik, aga enamasti on see, et inimene võib ise öelda, et ma olen leidnud endale sellise võlanõustaja, ma soovin tema juurde minna ja siis juba nagu siis nad võtavad ise ühendust sellega, et kuidas see täpselt nii-öelda nende kaudu käib siis. Millised sinu üldse mõtted ja unistused on rahakompassi ja võlanõustamisega seoses, et kuhu sa jõuda soovid? No kui me nüüd maailma parandame, et siis tahaks nii, et üldse kellelgi võlgnõusi ei ole. Aga kui juba kasvõi 10 inimest saab nii-öelda omadega mäele, et nad saavad oma võlgnõustest välja, siis ma arvan, juba see on väga suur algus, sest nemad annavad jälle edasi ja see on ka nagu lumepall, et mida rohkem eteni see jõuab, mida rohkem on teadlikke valikuid, seda parem on meie finantskäitumine, meie finantstulevik, sest seda me saame kanda lastele edasi ja juba nendest läheb järgmine ja järgmine põlvkond edasi. See on küll jah, et ma ei tea, kuidagi sihuke, mida rohkem neid tarku otsuseid on, et seda toredam on. No ma usun, et kõik, kes rahatarkuse jagamisega tegelevad, et nendes vist ka kõigis on sihuke väike maailmaparandaja kuskil sees olemas, et ega muidu seda tööd teha ei saaks. Nii on jah. Aga väga tore. Me oleme jõudnud oma webinariga siia lõpusirgele. Me oleme saanud nii-öelda nagu plaanitud teemad kõik läbi võtta, aga me hea meelega ootame kuulajate küsimusi ka. Väga hea küsimus. Mina ütlen, et see on see, et kui sant ei taha, kuidas see oli, kui sant ei taha kõndida, et sant ei saa sundida või ühesõnaga, kui ta ise ei soovi oma asjadega tegeleda, siis seda on väga keeruline motiveerida. Et muidugi on hea öeldagi seda, et kui sa nagu tegeled sellega, et see toob sulle tulevikus südamerahu, meelerahu, see toob sulle sellise stabiilsuse, turvatunde, sul on hea olla pärast. Aga samas noh, nagu ma ütlesingi, et väga paljudele meeldib see ohvri roll, sest nad naudivad seda, kuidas neile kaasa tuntakse. Kahjuks nagu ma saan aru, et see kõlabki väga karmilt, aga lihtsalt see on paratamatus, et ei taheta nagu võtta seda vastutust, sest keegi teine ei tule teda päästma kui ainult tema ise. Et keegi ei saa kahjuks niisama aidata, aga soovitada võid ja võimalikult tihti võid ise rääkida ka sellest näiteks, et kas sellest, kuidas sa ise mingeid eelarveid teed või otsustad või kogud või säästad, et mida rohkem nendest asjadest räägitakse, seda parem on, et kui me räägimegi sellest, et sotsiaalmeedias jagatakse, et täna ostsin toda, eile ostsin toda, keegi saatis mulle seda, mine osta kolmandat, et siis nagu seda tarbimise nagu edendamist on nii palju, siis säästmisest ja sellistest kogumistest ja nendest kahjuks nii palju üldse ei jagata miskipärast. Ja mulle tundub, et ega täna sotsiaalmeedia hästi palju ongi kaldu just selles suunas, et tarbimisele hästi palju nagu rõhuda, kogu aeg osta juurde uusi asju, paremaid asju ja selles mõttes ongi täiesti arusaadav, et see tekitabki võib-olla sellist FOMO, et aga teistel nagu on ja ma tahan ka ja siis tekib jälle see lumepall, kus hakkab seesama mingi kohustus kasvama just sellepärast, et see pidev FOMO nende asjade ees. Ja mina olen ka ise
toonud näitena seda eelarve pidamist, et ongi jube tüütu, väga tüütu on Excelisse kuskile kirja panna neid asju, aga mina olen ka olnud mingil hetkes kohas, kus sa oledki nii-öelda üksik ema lapsega ja mõtled, et okei, et kas ma saan üldse nagu toime omadega ja see, ma ütleks, et see eelarve pidamine oli nagu see, tänu millele ma üldse nagu omadega väga hästi toime tulin, et ma paningi kogu aeg Excelisse kirja ja see, et sa seda eelarvet pead, ei tähenda, et sa pead seda elu lõpuni tegema. Et see ongi mingi teatud periood, ma tean, et mul oligi raske, oligi keeruline toime tulla uue elukorraldusega, aga mingi aja pärast sul tekib see rütm, mingi tasakaal, kasvõi see nagu rahakottide teema, et minul on ka erinevad arvelduskontod, kus et üks ongi mingi kulutamise konto, teine on toidukonto, kommunaalkulude konto, et see on nii-öelda luua endale sellised süsteemid, et see ise teeb nagu lõpuks lihtsamaks, siis sa ei peagi enam seda Excelit pidama sealjuures, et sul ongi eraldi rahakotid, mis nii-öelda automaatselt siis iga kuu täidavad ennast sellega, et kui sul see sissetulek tuleb, paned need automaatsed maksed peale näiteks. Ja eelarve on selles mõttes väga oluline, et see kõigepealt sa mõtled läbi, kuhu sa kulutad, rääkimata sellest, et sa siis pärast jälgid ka, et kas sa nagu ikkagi kulutasid sinna, kuhu vaja ja sinna, kuhu vaja ei ole, et sinna sa ei ole kulutanud. Ja nii palju erinevaid variante ongi täpselt Exceli tabelid, paber ja pliiats, on olemas ka ju need erinevad pangaäpid, kus kui sul on näiteks ainult, toome näiteks Swedbanka konto, siis sa saadki kasutada seal seda rahaplaneerijat või mis ta nimetus täpselt oli, et alati ei peagi ise väga palju tegema, aga oluline on hoida selles mõttes kulude silma peal, sest paratamatult muidu see raha saab enne otsa, kui sa aru saad, kuhu ta läinud on. Jah, eriti lihtsalt saab ta otsa kaardiga makstes, sest sul ei ole seda summat silme ees. Nii on. Aga väga tore. Mulle tundub, et meil täna küsimusi rohkem siin ei tule ja võime otsad selleks korraks siis kokku tõmmata. Aitäh sulle ja aitäh ka kõigile, kes kuulama tulid ja mõnusat õhtu jätku teile.